Sellist väge ühe lindi läbilõikamisel mingi konkreetse objekti avamisel ei näe tihti. Kokku said käärid pihku lausa 16 inimest. Ilmselt põhjus selles, et avati suur asi. Selleks suureks asjaks on Enefiti õlitehas Ida-Virumaal Auveres indeksiga Enefit 280.2. Tõsi, tehas on juba käigus alates aprillikuust ja saavutanud juba oma tootmisvõimsuse, mis on 15 000 tonni põlevkiviõli ööpäevas. Indeks 280 näitab ära aga tehnoloogia, mida kasutatakse. Sellest kütusest saaks teha ka mootorikütust, selleks on vaja järgmine tehas ehitada, mis seda rafineeriks veel puhtamaks. Aga täna ta on kütus, mis läheb transporti, aga meretransporti, ehk tema selles mõttes, et see esimene samm laeva- ja merendustranspordil on see. Me saame seda kasutada ka Eestis turvaliseks või ütleme turvavaates majade, hoonete kütmiseks, kuna see on kütteõli, mida kasutati siin ka energiakriisi ajal ja ka praegu on see võimalus meil olemas, ehk ka väga külmal talvel hoonete ja elamute kütmiseks. See tehas toob Ida-Virumaale väga palju uusi töökohti. Ainuüksi selles ühes tehases töötab 150 inimest. Tänu selle tehasele on tekkinud meil uued töökohad nii meie logistikaüksuses kui ka kaevanduses. See tehas toetab Ida-Virumaa sotsiaalmajanduslikku olukorda. Põhiline põlevkiviõli puhul on ikkagi eksport ning välisturgudelt ostjaid leidub. Seega strateegiliselt tähtis tehas meie endi kui ka välisturgude tarvis. Kas idanaabri lähedus kohe piiri ääres probleeme ei ole? Me tahaks sel teemal väga spekuleerida, aga terve Eesti territoorium on väga haavatavas olukorras, nii et selles mõttes, et ei ole mõtet rääkida, et siin on rohkem või vähem, et tegelikult tänane militaartehnoloogia on väga võimekas ja rääkida sellest, meie põhitegevus ikkagi on see, et seda konflikti või olukorda ei tekiks, seda ära hoida. Tehase planeeritav aastane õlitoodang on suurusjärgus 250 000 tonni. Selleks kulub aastas 2 miljonit tonni põlevkivi. Kokku on planeeritav kaevandamismaht Eestis aga aastas 4 miljonit tonni. Põlevkivil töötav tehnoloogia tundub kaasaegses maailmas olema juba eilne päev, eriti mis puudutab keskkonnasäästlikkust. Fossiilne õli domineerib maailma keemiatööstus, 95% maailma keemiatööstuse sisendist on õli ja maagaasi baasil. Suur osa maailma merendusest kasutab erinevaid õlisid. Me oleme kogu aeg öelnud, et põlevkiviõlil on roll nii kaua, kui maailmas on nõudlus fossiilse kütuse järel. Eesti Energiakontsern vaatab loomulikult väga tugevasti ka taastuvenergeetika ja taastuvenergiast toodetud alternatiivsete kütuste peale, kuid seal me oleme alles tee alguses. Ma arvan, et on väga hästi kooskõlas, ega rohepööre on tõenäoliselt kõigis meie peas erinev. Tegelikult on ju suund, on energia üleminek puhtamal energia tootmisel, see on käimas. Täna me oleme piiratud tehnoloogiate valikutega, neid kõik ei ole. Tuulikud on üks, päike on teine, aga meil on vaja püsivalt energia julgeolekut tagada ja õlitehas on siis Eesti kütuse tootmise, kütus on üks osa energia turvalisusest 100-aastase ajaloo tipphetk. Enefiti kolmandat ja seni kaasaegsemat õlitehast hakati rajama juba 2021. aastal. Kokku on investeeritud tehase rajamisse 380 miljonit eurot.